tere! Mõtlesime, et hakkame autot ehitama siin üks päev, aga siis avastasime, et tööriistu ei ole. Mitte midagi pole millega teha. Kõik on vanad tööriistad. Ja siis tuli mõte, et helistame kohta, kus tegeletakse erinevate elektritööriistade asjadega, et toodi meile kohe kohale suur, ilus, korralik Milwaukee buss, mis on seest puupüsti asju täis, nii et räägi lähemalt, mis sul siin sees on? Valdavalt on mul akutööriistad, 12-vollised ja 18-vollised, et kui rääkida meie akutööriistad lähemalt, siis 12-vollised tööriistu kokku on mul kusagil 100 ja 18-vollised akutööriistu on üle 200 juba. Kõike mul siin küll ei ole, kõik kahjuks ei mahu, aga ütleme, olulised asjad on mul olemas. Okei, aga mis need eri valdkonnad siis on, millega siin nii-öelda, kus neid kasutada saab? Ma näen siin mingid naelapüssid, värgid või? Igasugused asja on, et ütleme, et kui rääkime autondusest, siis on olemas sellised erinevad akunarred, suurema, väiksema selline, et kuhugi vahele mahtuda. Poleerimistööriistad, loomulikult klassikalised akutrellid, nurga all poldikeeraja löögiga 270 Newtonit. Okei. Ja kui rääkida veel poldikeerajatest, siis see on meil driftil põhitööriist. Aga mitte selline. Sellega sa keerad terve auto kere tagurpidi. Et siis sellisest poldikeerajast, mis on kõige võimsam 18-volline. Ja siis ka siuke tagasihoidlik on 12-voldine. Ja neid poldikeerajas siia vahele jääb üpris mitu tükki veel. Erinevad mõõdud. Erinevad mõõdud oleneb otstarbest. Okay. Ja siis õhutööriistadest on meil ainult see akukompressor. Et ülejäänud asjad ongi, mis on siis alternatiiv õhutööriistadele. Et kui vormelis oli, et on õhutööriistad, siis ongi meil on kõik sarnased tööriistad, mis õhu pealt on, siis aku pealt. Okay. Sa ajad jah, et siin eelmine aasta tuli siis siuke arboristi tööriist, et keda on vaja kuhugi ronida ja ütleme elektriliinide või mingi on vaja mingi oks ära lõigata ainult, et saab ronida ja ära lõigata. Ja kerge lihtne. See on nagu Hasbullahi motorsaag, tema kasutaks seda ilmselt. Mikro. Tema suuruses. Ja samuti katusevennad on sellel otstarvet leidnud oma katuse hammaste sisselõikamisel, et hea, kerge ja mugav teha. Meil oli ka väike mingisugune nimekiri seal, mis ma saatsin sulle. Et eks meil ongi põhiasjad, milles me kasutame siis neid nii-öelda poldikeerajaid, ongi rataste vahetamine. Ja siis ongi nagu, meil on nagu tavaliselt on olnud nagu 2 tükki, et siis on nagu kiire, et 2 mehaanikut saavad mõlemalt poolt rattad alt ära võtta ja uuesti tagasi alla panna. See on siuke põhitööriist, mida me oleme kasutanud. Mina soovitan kõigepealt nagu seda vaadata, see on siuke hea nagu siuke keskklassi nagu poldikeeraja, kus on siuke piisavad Newtonit, lahti 885, kinni natuke nõks alla 200, 770. No see võiks olema piisav. Siis ei tohiks äkki rattad alt ära lennata enam. Ja vajadusel ja tal on 3 erinevat kiirust, et kui on oht, et nagu liiga kõvasti kinni saab panna nagu väiksem kiirus ja 4. funktsioon ongi siis selle jaoks, et kui on vaja kusagilt polti ära keerata ja siis ta ongi, ta keerab poldi ära, aga siis kui kaob ära see jõumoment, et enam lihtsalt tavalise keerme peale, siis ta tõmbab tempo alla, et sul ei lenda see polt lihtsalt sul kogemata sealt kuhugi minema. Tark masin ühesõnaga. Jah, aga siis nii palju tark on, kui seda nuppu vajutada. Ise peab ka natuke tark olla. Okei, äge. Tahaksid tööd teha sellise aparaadi? Ma ei taha tööd teha. Pead. Midagi peab tegema. See on väga huvitav kujuga võrreldes teiste püssidega, kes ta nagu flatsid. Jaa, ta ongi, see tuli nüüd see mudel tulid eelmine aasta välja, mõlemad on siis siukse ära lõigatud nagu ninaga, aga seda kasutatakse selleks, et siia pandi valgusti. Korralikud leedid on see. Jah, võtame nüüd natuke vanem mudel, suurem mudel, vanem mudel, et siin on see leed tuleb siit alt, et siin on need leedid pandud siia, et parem nähtavus just sellel. Suured töökohta nii-öelda. Jah. Nice. Et mina soovitaksin hetkel vaadata või seda mudelit ja siis neid 2 mudelit, see on 335 Newtonit. Oma suuruse kohta ka väga võimas pill, aga võib-olla jääb mõnes kohas nõrgaks, see oleneb täiesti kasutusest ja poltide ja
mutrite suurusest. okei. Samuti sama süsteem, et kolm kiirust ja siis see neljas see nagu nutikas, et mis niipea kui pinge tagant ära kaob või see jõumoment tagant ära kaob, et siis ta tõmbab tempo maha. nii nutikad mutrikeerajad polegi olnud meil vist kunagi. noh, enne pidid ise nutikas olema. enam seda varianti on, eks ole, lollusi teha. nii, siis meil olid vist mingisuguse no ühesõnaga tavaline nii-öelda akutrelli moodi asi siis on ju. jah, et siin nüüd ongi, et oleneb. ega akutrelli jah, me kasutame enamjaolt mingite asjade puurimisel lihtsalt või siis noh, mingeid erilisi nagu hullud puurimehed me ei ole nagu. akutrellidest mul on siin üks 12-voldine mudel, mis on nagu oma suuruse kohta üsna võimas. see on ja nagu siis muidugi ka siis siuksed võimsamad 135 Newtonit pille. jõuõla. aga samas ta ei ole ka nagu suurus ei ole nagu. ei, suur ei ole, aga ütleme jah, et kui sa tahad mingi suure see on selleks, et sa ise hakkaks keerlema selle ümber, kui sa kinni siis on parem kasutada seda jah, sest tal see väändav moment on ikkagi üsna jõhker, et kui ta kuhu kinni jääb, siis on parem, kui sul on kaks kätt asja küljes. aga noh, olen näinud, kus see käepidaja on pandud lihtsalt kõrvale ja tehakse ilma selleta, aga siis jah, mõnikord on raske. Juhul kui ütleme 18-voldiselt nii võimas akutrell nagu siin just oli, ei ole oluline, siis sobib ka see, et siin on 80 Newtonit, et samuti üsna võimas, aga samas võib-olla natuke kergem, käepärasem masin. okei. see on tõesti mõnus. teeb siukest nagu võimsat häält. tummine hääl on väga nagu tuumajaama hääl. see on nii. Kui siin jutt oli neetidest, siis muidugi nagu tahaks näidata, et Põhjamaades üks müüdum 12-voldine mudel on needipüstol. Et teeb kuni 4,8-st roostavat neeti vabalt. Saab erinevad otsad panna, kõik on siin ilusti käejala juures, et ei pea kusagilt otsima, kõik on nagu mugavalt paika pandud. peagi tangidega vajutama. käsikatkidega. päris lahe, ma näen seal üleval on LED-baar ka või? Jaa, see on nüüd siis, see on nüüd jah, et kapoti alla panetakse. Jaa, see on ka autodel hea kasutada. Vastavalt nagu panna. Siuke vist isegi katuse raamati küll hakkab kuidagi. Saad selle autole kasutusse võtta, paned sinna peale selle midagi. Ja siin saab jah, vastavalt seda eredust ka reguleerida, et sellest sõltub ka muidugi kaua aku vastu peab, et kas 4 või 8 tundi. Okay. Ja valgusteid on jah, et siin veel eelmise aasta lõpus tuli uudistoode, et see põhimõtteliselt peaks käima auto alla, magnetiga kinni ja siis sa saad siin liigutada, vajadusel siia magneti külge oma poldid mutrid panna, et need ära ei kaoks. Täitsa aeg. Et saad vastavalt seda siin. Hea tõstuki peal ka nagu, et siis ei ole see, et paned kuskil alla mingi tule, mis suunab sulle näkku vaata. Ja see paistab sulle peale ja siis sa veel koperdad selle otsa ka ja siis sa libisid selle auto alla. Jah, et selle panedki alla ja siis vastavalt sinna suunad valguse, kuhu sul vaja. Okei, väga pinge. Siin on tõesti see... Aga küsimus ja endiselt püsti, et kas sa sõidad nagu terve suve ka? Ma ei saa tervet suve lubada, aga võib-olla mõnele üritusele võib mind pukkida küll. Jah, pange kommentaariumitesse teada, kas te või nii-öelda kommentaariumitesse, kas tahate näha näiteks sükest bussi meil boksi alas. Saate tulla sisse, küsida erinevaid kummalisi küsimusi, nagu meie küsime tema käest. Saate kiusata teda. Et mina arvan küll, et kui mina drifti-üritusel oleks ja näeks kellegi boksi alas sükest bussi, siis kindlasti hüppaks läbi, vaataks erinevaid tööriiste, nüüd võib-olla võtaks ka... Mingi ülesanne ka kaasa võtta, et näiteks mida mõne tööriistaga teha saab, et sa viid talle kõige paksem metalli üldse ütle, kas sa puurid läbi siit. Näiteks, ärge tauge, palun. Ma tean, kui kõige paksem metalli teeks, siis ma võtaks selle magnetpuuri sealt nurgast. Puuriks selle. Muidugi on piisavalt palju magnetpinda, kuhu metallitükk kinni panna. Bussi ukse küll. Läbi bussi ukse ei tahaks puurida. Kui sakilt on vaja mingi avavus suuremaks teha, freesida, ütleme, et siis ongi siuke nurga all või siis see otsa ajal nagu siuke frees, et pöörded reguleeritav, et saab kusagil mingi see tundub küll päris hea asi. Midagi suuremaks või teha või
või mida iganes või midagi maha freesida, lihtsalt mingit servu kuidagi maha freesida. Freesida on küll meil vaja ju. Võib-olla peaks sinna nimekirja. Kumb neist nagu, mõlemad on sama väärtusega või? Mõlemad on enam-vähem sama, lihtsalt ongi, et see, kuidas see kasutus on, see on nagu otse ja see on nurga all, et see on juba... Kujutan ette, sellega oleks saanud isegi Boldi võib-olla, mis on ümaraks tehtud. Vähe teravamaks uuesti. Ja ei, no põhimõtteliselt jah, sa saad freesida jah, kandid peale uuesti jah. Sellega oleks saanud just teha sükest olukorda. Siin on need pöörded lähevad kuni 21 000 pöördeni, et siin on 3 kiirust. Et Trellil... Aga tal on mingi eri aku ka, on ju? Meie 12-volline seeria ongi siis seda tüüpi akuga, mitte seda tüüpi nagu sellel laadijal on. 12, 3, 8 ja 5,5 on viimase põlvkonna akud. Et siin on uuemat tüüpi akuelemendid sees, mis töötavad kuni -28 kraadiga. Siis see on nagu veel eelmise põlvkonna mudel, kus on natuke väiksemad, natuke lühemad ja peenemad elemendid, et see on kuni -20 saab töötada, et kujuta. Ja suurematel nendel sellel 5,5 asendas nagu vana 6 aku, sest et see 5,5 annab umbes sama võimsuse välja või isegi rohkem kui vana 6. On metallitera karbiidhambaga, et sellega ma Hiiumaal pidin tõestama, et see tera lõikab, siis plokikaane Boldi pidin läbi lõikama. Okei. Ja siin on siis ka vastavalt suht kiirust. See on iga katalüsaatori vargu unistus, mulle tundub. Vajaduse saab kuhugi riputada. Selle konkreetse mudelil on siis meie OneKey lahendus peal. OneKey siis tähendab seda, et sa saad seda kuidagi telefoniga juhtida. Vajaduse saad seadme lukku panna, aga selle mudeli juures on see ka, et kui on mingis kitsas olus vaja lõigata läbi üks detail ja seal kõrval on kohe teine detail, mida ei tohi lõigata, siis selle lahendusega annab see, et sa saad panna sükse ka, et niipea kui tal kaob takistus tagant ära, jätta seisma. Näiteks jah, et aga jah, vajaduse saab selle funktsiooniga telefoniga juhtides välja lülitada, kui see nagu pigem häirib. Ja samuti saab panna rakenduses peale siukse Bluetooth nagu see ala, et kui see aparaat sealt alalt nagu välja liigub, siis saab ka teavituse, et kuule, et midagi on nagu läinud kaugemale, kui vaja oleks. Päris huvitav. Ja teisalt on siis mugav nagu lihtsalt hallata seal keskkonnas, et mis tööriistad mul on, et seal ei pea ainult nagu meie tööriistad olema, sinna saab panna sellesse rakendusse ka mingeid teisi asju, teha seal mingi nimekiri lihtsalt endale. Nii, mis meil seal nimekiri siis oli? Narre, milles ma juba mõned välja võtsin. Neid on nüüd on ka erinevad, et on siis 3/8, mille siis on veerandtolline aks. Okay. Ja siis ongi veerandtolline, mis on omamoodi pea on väiksem. Mul ei ole nüüd selle veerandtollise pikemat versioone, aga põhimõtteliselt kui ette kujutada, siis ta on nagu sama pikk, aga lihtsalt see pea on siuke väiksem. Okay. Et on olemas ja siis lühike pooletolline on ka, mida ma just sain hiljuti kätte, ei ole veel pakist väga palju välja võtnud. Tema esitlus. Elamus asju ikkagi me keerame selle suuremaga. Aga vaata just ala näiteks mootori vahet, ma ei tea, vihmarulliku mutreid on nagu hea raskusega lahti võtta. Et ma ise nagu mõtlesin, et ta ei võiks nagu see mega suur olla, aga võib-olla olekski see keskmine just. 3/8 siis või? Jah. See vist ongi. Jah, see 3/8 tuleb adapteriga koos, et... Jah. Et see tundub täpselt siuke, et ma arvan, tal peaks jõuda ka piisavalt olema. Jah. Kusagil mingisse pimedasse kohta on vaja... Kaamera või? Jah, et... See on juba arstide töölava peal ka ju, või kirurgil. Jaa, ei, põhimõtteliselt ka endoskoop, et... Sondiga saad vaikselt soolestikku uurima minna. Põhimõtteliselt motoristidele on see hea kasutada. Tahad teada, mida sõber näiteks õhtuks sõi, siis paned suhu selle vaikselt, hakkad minema. Mulle ei meeldi siuksed mängud. Päris hea kvaliteediga kaamera tundus. Jaa, pilt on hea ja siis meil on siuke asi nagu back-out süsteem, et need samad kastid, mis siin on, see on meil walkie back-out lahendus. Et see sahtlitega variandid ja edasi. Ja siis see tehti, meil oli varem lihtsalt kast tolmuime ja siis tehti siuke, mis klikib selle süsteemiga kokku. Hea autosid puhastada.
tööriista oleks, ma pakuksin kindlasti ennast, ma käin siukse karbi ringi päevad läbi ja ime. Ja vajadusel saab puhuda ka, Jaa. Päris hea. panna teisele poole. Okei, ühesõnaga meie valime siit sellest suurest bussist endale vajalikud tööriistad ära. Sellepärast, et nagu te olete ka näinud, kui olete üritustel käinud, siis aku tööriistad on peamine asi, kuna me oleme kogu aeg remotely garaažist ära, siis mõnel üritusel võib-olla raske seda voolu sinna leida. No jah, üks variant on võtta kenekas kaasa, aga see teeb rämedat müra kogu aeg, siis sul ongi mingi konstantne süke, mingi põrin seal. Ja teine variant on jah, kuidagi mingi hea asukoha, kui sa tuleb boksi heasse kohta, siis saad voolu, aga see on alati hassel. Nii et lihtsam on võtta Milwaukee 6 akulaadija, võib-olla isegi 2, pane garaažis kõik akud laadima, võtad kõik oma vajalikud tööriistad kaasa, lähed drifti-üritusele, sul on asjad olemas, elu sees ei kulu need 12 akut ära ja tuled rõõmsalt koju tagasi. Nii et minge nende kodulehele, paneme lingi siia ja siis alla descriptionisse. Michael Motorspordi promokood tuleb ka descriptionisse, nii et minge vutt ja ärge unustage siis likeida, share'ida ja subscribe'ida. Näeme järgmine kord. Näeme. Oh, you a trip cause me